peaasi.ee. Nii, et Eestis on tegelikult olemas selle raha lugemise või tervishoiule kuluva või tervisele kuluva raha lugemise väga head eksperdid, näiteks Raul-Allan Kiivet Tartu Ülikoolist või Jarno Habiht WHO esindusest või Taavi Lai ja Liis Rooväli Sotsiaalministeeriumist, et nende kirjutisi lugedes olen ma ka päris palju õppinud või nende esinemisi kuulates selle teema kohta. Nüüd teine asi, mida ma tahaks öelda, et kuigi ma siin otseselt häbimärgistamise teemani ei jõua, siis tegelikult raha lugemine on küll selline teema, mida on kerge häbimärgistada, et sina loed minu tervisele kuluvat raha ja ilmselt tahad siis minu vaimse tervise arvelt kokku hoida. Et tegelikult see ei ole kunagi eesmärk, vaid pigem ikkagi siin valdkonnas on raha lugemise eesmärk midagi paremini või otstarbekamalt teha. Nii et me mitte ei peaks sellest lugemisest siis kaotama, vaid võitma. Ja teine ja viimane asi, mida ma tahaks ka sissejuhatuseks öelda, on siis see, et vaimne tervis ja füüsiline tervis tegelikult ei ole kaks eraldi asja. Me ei saa niimoodi öelda, et siit maalt ülespoole on vaimne ja allapoole on füüsiline. Et ei ole tegelikult nii. Nad on omavahel hästi tugevalt seotud ja seetõttu, kui ma vaatasin neid ekraanilt enne seminari algust osalejate soove, et mida nad ootavad, siis seal üks asi oli sirutus- või venitusharjutused ettekannete vahel, nii et me võiks ka kõige lõpus siis lõpetada venitusharjutustega. Nii, kui palju maksavad psüühikahäired või kui palju maksab vaimne tervis, et tegelikult siin võiks alustada sellisest indiviidi perspektiivist ja mõelda jälle igaüks iseenda peale, et kui palju on väärt minu vaimne tervis või kui kallis ta mulle on või mõelge oma parima sõbra peale, et kui palju tema vaimne tervis väärt on või kui palju raha te selle eest välja paneksite või kui kallis tema vaimne tervis teile on. Et sellest küsimusest me rohkem täna ei räägi, aga iseenesest kõik need on ühiskonna tasemel või laiemad küsimused puudutavad seda punkti ka, et need on kellegi isiklikud asjad lõppkokkuvõttes. Nüüd kui me ja see võib-olla teeb selgemaks seda küsimust, et me tegelikult alati ei saa kõiki neid suuri küsimusi ka taandada lihtsalt raha lugemisele. Või et see raha lugemine ei ole lõpp-punkt, vaid pigem millegi algus. Nüüd ühiskonna perspektiivist siis me võiks mõelda 3 asja peale, et ühelt poolt positiivne tervis, kui palju me võidaksime sellest, kui õnnestuks rahvastiku vaimset tervist muuta veel paremaks. Et miks ma ütlesin veel paremaks ja mitte lihtsalt paremaks, on see, et esiteks see on küsimuse sõnastuses või küsimuse idees sees, et positiivne tervis, aga teiselt poolt, et ilmselt mingil viisil hea peab see rahvastiku tervis juba olema, et me elame täiesti teistsuguses keskkonnas, kui see, kus inimene kui liik on tekkinud ja see nõuab väga keerulisi oskusi, et sellises keskkonnas üldse kuidagi toime tulla, aga et kuidas seda vaimset tervist veel paremaks muuta, see on ikka aeg-ajalt kerkib selline küsimus päevakorda ja tegelikult psühholoogial siin on vastuseid küll, millest me ka täna ei räägi ja see põhiline põhjus, miks sellest on praeguse küsimuse asetuse juures raske rääkida, on see, et sellise asjaga on raske selliseid mõõdetavaid tulemusi saada või eksperimente teha, et me ei tea tegelikult, kui palju selline positiivse terviseprogrammid võiksid raha nii-öelda juurde tuua või kas seda üldse juhtuks, et kas me siis äkki hakkaksime mõtlema, et raha polegi väga tähtis. Nüüd teine küsimus, kus on lihtsam raha lugeda, on siis ennetus, kui palju me saame kokku hoida, kui näiteks õnnestuks mingi osa vaimse tervise häiretest ära hoida või neid leevendada.
ja kolmas küsimus, kus on siis veel lihtsam raha lugeda, oleks see, et ravi küsimus, et kui palju maksab psüühikahäirete ravi või teiselt poolt ravimata jätmine. Et kui me kuuleme, et küllalt suur osa siis nende häirete all kannatajatest ei saa mingit ravi või mingit professionaalset ravi, siis ilmselt see ravimata jätmise küsimus on küllalt oluline. Nüüd siin on ühes 6 aastat tagasi Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööst pärit selline tabel, kus on jagatud kõik siis psüühikahäiretega kaasnevad kulud sellistesse lahtritesse, et patsiendile endale on siis see ravi ja teenuse kulud, aga teiselt poolt siit tulevad ka kaudsemad kulud. Nii et kulu ei ole ainult see, kui palju raha ravimite peale läheb. Töövõimetus või kaotatud sissetulek ja teiselt poolt siis, kui me läheme sinna kõige parempoolsesse lahtrisse, et muud kulud, siis ka see sellised kannatused või ravi kõrvalmõjud on täiesti selgelt olemas, mismoodi neid rahaliselt väljendada, see on nüüd jällegi suur küsimus. Sinna lahtrisse ilmselt paigutuks ka see näiteks, et kui see inimene oleks natuke õnnelikum, võib-olla ta saaks endale parema töökoha, et see peaks võib-olla minema keskmisse lahtrisse, aga teiselt poolt see on nii hüpoteetiline, et me tegelikult ei tea, mis siis juhtuks. Järgmine rida oleks siis perekonnaliikmete või sõprade kulud, näiteks see aeg, mis kulub sellele mitteametlikule hooldamisteenusele või ka töölt puudumine selle tõttu. Ja siis selles parempoolses lahtris jällegi need asjad, mida on raske rahasse ümber arvutada, nagu ka see isoleerituse tunne või stigmatiseerituse tunne. Ka tööandjatele kaasnevad siin mingid kulud, nende otsene panus ravisse ja hooldusesse, teiselt poolt on siin Mari Aamas väljendanud seda sõnapaariga vähenenud tootlus ja kui me näeme, et parempoolses tulbas on kriip selle koha peal, siis tegelikult me ei saa öelda, et tööandjatele mingeid muid kulusid ei kaasne peale vähenenud tootluse, et ilmselt me võiksime sinna lahtrisse kirjutada näiteks stress või siis see nii-öelda närvipinge, mis kaasneb sellega, et tuleb otsida ühele töötajale mõnikord asendajat või siis lihtsalt teistsugune õhkkond töökohal, et kõik see ka on mingis mõttes kulu ja mida võib-olla kaudselt saaks siis ka rahasse arvutada ja kõige viimases reas siis need kulud riigile ja ühiskonnale. Nüüd enne, kui me veel numbrite juurde läheme, siis mõned sellised üldisemad küsimused, et miks seda raha lugeda, siin on meil vaja seda mitmel põhjusel, et võib-olla ka see, et kulusid kokku hoida või tulusid suurendada, näiteks, et muuta inimesed töövõimelisemaks ja vähendada ravikulusid, sel juhul, kui see ravi on efektiivsem, aga maksab vähem, siis keegi nagu ei kannatagi selle all. Aga üks suur küsimus on selline poliitika mõistlik kavandamine, et mismoodi seda raha ei ole meil kunagi piiramatult, et riigil või ühiskonnal, et mismoodi seda vähest niimoodi jaotada, et sellest oleks kõige rohkem kasu, selleks tuleb seda tulemuslikkust mingil viisil mõõta. Või teiselt poolt ka selline tegevusfookuse parem suunamine, näiteks kas on mõistlikum tegeleda ennetusega või siis tagajärgede leevendamisega või raviga. Üks selline mälumängu moodi küsimus, kas keegi teab, mis on Tallinna harta? Et Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna ministrid siis kunagi aastal 2008 said kokku ja leppisid
kokku paaris sellises punktis, see on tegelikult ilmunud ka Eesti Arstis, on umbes 4 lehekülge ja tundub selline hästi bürokraatliku tekstina, aga sellel on tegelikult väga oluline mõte, et selle põhiline idee, no vähemalt see, mis mina suutsin sealt välja lugeda põhilise ideena, on siis see, et selline läbipaistvus või mõõdetavus, et liikmesriigid, Maret Maripuu on sellele alla kirjutanud Eesti poolt, kohustuvad siis edendama läbipaistvust, võtma vastutuse tervisesüsteemide toimimise eest, et saavutada mõõdetavaid tulemusi. Ja siit ma loeks ette veel ühe lause. Tervishoiu rahastamise kohta rahastamisskeemid peaksid looma stiimuleid terviseteenuste tõhusaks korraldamiseks ja pakkumiseks, siduma ressursside eraldamise teenuse osutajatele nende tegevuse tulemuslikkuse ja elanikkonna vajadustega ning edendama aruandekohustust ja läbipaistvust rahaliste vahendite kasutamisel. Nii et mis on selle idee kokkuvõttes, on ikkagi see, et tõenduspõhisus, et mitte lihtsalt niisama midagi teha, midagi ravida ja teadmata, kas see mõjub, vaid mõõta tulemust. Ja selle juurde kuulub siis ka see raha lugemine, ehk et selle eesmärk ei ole siis mitte iga hinna eest optimeerida seda, et igaüks saaks parasjagu nii palju, et ta ravi, et ta enam-vähem jalgel püsib, vaid plaanida seda avaliku raha kasutamist paremini. Ja see tõenduspõhisus on siis üks suur selline asi, millest see raha lugemine on üks pisike lahter. Kui me edasi raha lugemisest räägime, siis tegelikult selle eelduseks on see, et meil on võimalik midagi olukorras muuta. Seepärast, et kui me midagi muuta ei saa, siis on ju ükskõik, kui palju meil raha on, kui me ei saa selle eest midagi osta või midagi paremaks teha. Nii et selle tõttu tasub kõigepealt küsida üldse selle kohta, et kas vaimne tervis on mõjutatav või kui palju on mõjutatav. Ja siin on hästi selline ajakirjandus saab natukene siin mõnes kohas ka ära teha, seepärast nii halvas kui heas mõttes. Seepärast, et kui levitada seda arvamust, et vaimse tervise häired lihtsalt on mingisugused asjad, mingisugune asi, mis inimesel peas on, millega ta ise mitte midagi teha ei saa, ta lihtsalt on selline õnnetu ja nii jääbki, ainult rohtu tuleks süüa regulaarselt, et siis see tegelikult mõjutab tegelikkust ka, mitte siis ainult mingisuguseid inimeste arvamusi, vaid ka seda, mida nad tegelikult viitsivad oma heaolu nimel ette võtta. Kui ma usun, et ma ei saa midagi teha, siis ma ka ei tee midagi. Nii et selline geneetilise determinismi rõhutamine näiteks, see, et öelda, et need häired lihtsalt tulevad geenidest ja sinna mitte midagi parata ei saa, et mõnel juhul see on teaduslikult põhjendatud, enamikul juhtudel me ei saa öelda, et geenid on sellised ja seetõttu tuleb sinust sellise häirega inimene. Et see võib olla hästi selline düsfunktsionaalne ja aidata kaasa siis halvema vaimse tervise levikule. Me võiks mõelda, et keskkond on siis paremini mõjutatav kui geenid, aga tegelikult alati ei ole, et kui me vaatame laiemas mõttes, siis järgmisel slaidil on ka seda näha, siis ka näiteks vaesus on üks vaimse tervise häirete nii-öelda kas põhjusi, aga vähemalt kaasa aitavaid tegureid, et järgmisel slaidil on, ma loodan, et see on järgmine, muidu ma oleks valetanud, kui mitte järgmine, siis ülejärgmine, et see häirete levimus, mitte siis ainult vaimse tervise, vaid ka füüsilise tervise puhul üsna selgelt sõltub sotsiaalmajanduslikust staatusest. Seetõttu võib-olla mõnes mõttes selleks, et vaimset tervist parandada, me peaks parandama üldiselt inimeste heaolu igas mõttes. Rahvastiku vananemine on ka üks tegur, mille vastu nagu väga palju mingi
poliitikaga teha ei saa, et me ei saa teha inimesi nooremaks, vaid tegelikult seda peab ilmselt lihtsalt arvesse võtma, et neid häireid, mis siis vananemisega kaasa tulevad, näiteks dementsus või siis luude hõrenemine, et neid lihtsalt tuleb rohkem ja selle peale tuleb hakata rohkem mõtlema. Traumaatilised sündmused sageli on vaimse tervisehäirete põhjuseks ja mismoodi neid vältida on jällegi omaette suur küsimus. Elustiili valikud, see on siis tüüpiline selline ennetuse sekkumiskoht. Ja majanduslikud tingimused. Siin on muid asju veel, et aga üsna vähe siiski on inimesi, kes mõtlevad, et need vaimse tervisehäired levivad nagu viirused. Et kui ma lihtsalt saan sellise bakteri kelleltki ja siis mul hakkab pea valutama. Samal ajal sellised vaimsed bakterid on muidugi olemas, mida ajakirjandus saab levitada. Nii, nüüd. Siin on siis see pilt, mida ma lubasin näidata, kus on erinevad hädad, millest siis praegu ükski ei ole otseselt seotud vaimse tervisega. Me näeme see 1-7 on siis need sotsiaalmajandusliku staatuse kategooriad, 7 on kõige viletsam ja siit on näha, et kõiki neid, aga see sama kõigi nende levimus on siis sõltub sellest viletsast sotsiaalmajanduslikust staatusest ja sõltub siis statistilises mõttes, et ega me ei tea täpselt, mis kõik need põhjused seal taga on. Ja sama muster kehtib siis enamiku vaimse tervise hädade kohta ka. Nüüd edasi, et enne kui me hakkame raha seda koormust siis või koormat väljendama rahanumbrites, et me võiks mõelda ka selle peale, kui paljusid inimesi see puudutab. Et mul on kaasas üks Euroopa üks kokkuvõte, mis siis püüab kokku lugeda kõik kulud vaimse tervise häiretele, mis siis Euroopa riikides tehakse. Seal see algandmestik on hästi põhjalik ja nad on kõik vähegi usaldusväärsed andmed läbi uurinud. See autorite nimekiri on ka hästi pikk ja artikkel ise on ka paks. Ja paratamatult siis osa sellest on selline tuletatud andmestik, et näiteks kui Eesti kohta või Läti kohta näiteks ei ole teada, et kui palju seal ajukasvajaid on, siis nad on tuletanud selle hinnanguliselt naaberriikide ja mingite muude asjade põhjal. Igal juhul sealt on näha, et siis vaimse tervise häirete 12 kuu levimus Euroopas aastal 2010 oli siis 38%, puudutab 165 miljonit inimest, kes siis selle aasta jooksul on kannatanud mingi häire all. Nendest levinumad olid ärevushäired, foobiad, paanikahäire, sotsiaalfoobia, samuti unetus ja meeleoluhäired, nende hulgas depressioon. Depressioon, dementsus ja alkoholisõltuvus olid siis ka esikohal selle kaotatud eluaastate arvu poolest. Siin on jällegi tervishoiuökonoomikutel on eraldi sellised päris keerulised meetodid, kuidas seda kaotatud eluaastate arvu või siis ka mitte täie kvaliteediga elatud eluaastate arvu arvutada, et see on küllaltki keeruline, nii et aeg-ajalt me peame rahulduma lihtsalt sellise lühikese kokkuvõttega. Siin on väike pilt siis suitsidaalsusest, mille poolest ka Eesti on üsna esikohal võrreldes teiste Euroopa riikidega ja mis on ka suurel määral siis vaimse tervise probleem. Ja siin on samast artiklist Gustafson ja teised aastast 2011 siis ilmunud on hinnanguline kokkuvõte, et kui palju siis näiteks Eestis ja teistes riikides tähestiku järjekorras naaberriikides siis
Taani ja Soome satuvad Eesti kõrvale selles järjestuses, et kui palju neid vaimse tervise häireid on. Me näeme, et 403 994 inimest on siis aastal 2010 hinnanguliselt kannatanud peavalu all ja 87 000 natukene rohkem meeleoluhäirete all. Nii et need ei ole üldse väiksed numbrid. Siis kui suur on see vaimse tervise häirete osakaal üldisest haiguskoormusest, et see võiks olla umbes 8-9% haigestumuse tõttu kaotatud eluaastastest. Samal ajal jällegi siin on raske hinnata neid kaudseid mõjusid, et me ütleme, et kui kellelgi on raske depressioon, siis ta tõepoolest ei saa elada täisväärtuslikku elu ja see loetakse kaotatud eluaastate hulka, aga kui tal on lihtsalt mingisugune häire, millega ta saab tööl käia ja enam-vähem kuidagi veab ennast läbi, aga ta ei ole selle juures üldse õnnelik, et siis seda sinna juurde arvestatud ei ole või seda oleks äärmiselt raske teha või kokku lugeda. Siin on arvutatud ka välja, et umbes 3-4% Euroopa maade rahvuslikust kogutoodangust kulub siis erineval moel psüühikahäirete kas ravimise või siis muude selliste kaudsete kulude peale ja Eesti sisemajanduse kogutoodangut arvestades oli siis aastal 2009 arvestuslikult 7-10 miljardit krooni, ehk siis eurodes mingi teistsugune summa, aga see ilmselt on muutunud praeguseks juba, et see arvestus on 5-6 aastat vana. Enamus sellest rahast siis ei kulu mitte otseselt ravile või ravimitele, vaid muude selliste kahjude korvamiseks. Siin on väike tabel, siis, mille moraal võiks tegelikult olla selles, et kui me näeme seal alumises reas on siis need kogukulud, siin on küll räägitud ajuhäiretest, mille alla tegelikult selle artikli teemas kuulusid siis kõik psüühikahäired, aga siin on siis ka näiteks aju sellised traumad arvesse võetud ja kui me näeme, et see natuke alla me vaatame seda alumist summat sealt, et siis dementsus ja meeleoluhäired, sealhulgas depressioon, moodustavad umbes poole kõigist nendest kogukuludest. Nii, aga nüüd mis need kaudsed kulud veel on, kui otsesed kulud on ravi ja muud sellised raviteenused ja hooldus või taastusravi, et siis töövõimetus, töölt puudumine, kaotatud sissetulek, vähenenud produktiivsus või ka mõju pereliikmetele, et siin mida kaugemale me sellest otsesest patsiendi isikust läheme, seda raskem on neid kulusid hinnata ja depressiooni näite puhul siin see mõju füüsilisele tervisele näiteks, see on ilmselt kaudne mõju, et seda on meil raske öelda, et kas seda siis arvestada depressiooni lahtrisse. Näiteks on leitud, et depressiooni patsientidel luu hõrenemist esineb sagedamini, et kas see kanda nüüd depressiooni lahtrisse või luu hõrenemise lahtrisse, et see on selline otsustuse küsimus, me alati ei tea, siis me peaks süvenema iga patsiendi haiguslukku, et selle kohta midagi täpsemalt teada saada, nii et me tegelikult selline kaudsete kulude koguhulka on väga raske välja arvutada. Depressiooni puhul on ka teada, et patsientide kulud igasugustele tervishoiuteenustele, mitte ainult siis psühholoogi või psühhiaatri juures käimisele, vaid ka lihtsalt perearsti juures muude hädadega käimisele, et ka need kulud on umbes 50% suuremad. Ja see ei tähenda, et neil oleks lihtsalt ainult ettekujutus, et neil on rohkem muid haigusi ka, vaid tihtipeale ongi vähenenud tootlikkus ja siis lähedaste stress. Siin on võrdluses siis erinevate haigusrühmade puhul, et kui palju on neid
milline on siis otseste ja kaudsete kulude osakaal, sinised tulbad on siis need kaudsemad kulud ja siin me võiks võrrelda ja siin on muidugi see meetod, et mismoodi selliseid asju arvestatakse, et kui me näeme, et dementsuse puhul näiteks neid kaudseid kulusid nagu üldse ei ole nähtud, siis tegelikult ilmselt see põhjus ei ole mitte selles, et neid kaudseid kulusid ühiskonnal ei ole, vaid et et kui see patsient tööl ei käi, siis me ei saa lugeda kokku, et kui palju ta oma palgas on kaotanud, aga kui tema lähedased näiteks ka võib-olla peavad töölt aeg-ajalt puuduma selle tõttu, siis seda nagu ei saa sinna arvestada, et see oleks liiga keeruline ja me peaks süvenema, vaatama läbi kõik need 400 000 patsienti ja uurima nende haiguslugusid. Nii, ja siin on siis maade võrdlus. Eesti on seal kuskil ülevalpool ja Luksemburg kõige all, ehk siis kulud on kõige suuremad. Ja veel üks võrdlus, et kui suur on siis nende siis kaudsete ja otseste kulude osakaal, et siin on võrreldud siis neuroloogilisi ja siis neid otsesemas mõttes psüühikahäireid ja näha, et selliste psüühikahäirete puhul siis kaudsed kulud moodustavad enam-vähem poole kõigist kuludest ja neuroloogiliste häirete puhul umbes veerandi. Kulude hindamine on siis üks asi, mis võiks aidata neid poliitikaid paremini planeerida. Teine küsimus, millest ma räägin ainult paari sõnaga, on siis see vaimse tervise sekkumiste kulutõhusus ja siin ma ei tea eriti palju uuringuid, mis Eestis selles valdkonnas oleks tehtud, nii et ma tegelikult viitan ainsale sellisele hästi põhjalikule, mis on mulle kätte sattunud, seal on need autorid üles loetud ja nad muuhulgas siis võrdlesid näiteks, et kui tõhusad on erinevad depressiooni raviviisid ja leidsid, et selline kombineeritud psühhoteraapia pluss ravimid oleks siis kõige parem, aga see on hästi pikk selline aruanne, mis on ka avalikult kättesaadav. Siis on veel igasuguseid küsimusi, mille peale tegelikult raha lugemise juures tasub mõelda. Need ei puuduta ainult raha lugemist, vaid ka siis selle tervishoiusüsteemi paremat planeerimist, näiteks seda, et kui palju tasuks siis kulutada ennetusele või kas see erinevad sellised ennetusprogrammid, mis küll lugedes tunduvad geniaalsed, aga millel võib-olla mõju eriti ei olegi, et kuidas nende mõjusust tegelikult mõõta. Ravi kättesaadavus või hoiakute mõjutamine või muutmine või näiteks ka selline aja plaanimine, et kas oleks mõistlikum kliinikutes töötab psühholooge, kelle juurde psühhiaatrid aeg-ajalt patsiente suunavad. Ja mõnikord nagu siseinfo andmetel käib üks patsient psühholoogi juures näiteks 3 aastat järjest, iga kuu käib psühholoogi juures ja midagi ei muutu. Haiguslukku läheb kirja, et arutasime seda probleemi. Paranemist pole märgata. Aga siit tekib tegelikult see küsimus küll, et kas see on siis parem plaanida ühe patsiendiga 20 teraapiaseanssi või siis näiteks 4 patsiendiga igaühega 5 seanssi, et kumb oleks mõistlikum. Ja mina vastust ei tea, aga see küsimuse asetus iseenesest tundub oluline. Ja viimane asi, mis on ka tähtis, on siis see, et kui me Tallinna hartast loeme, et tuleb igasuguseid asju uurida ja tõenduspõhistada ja nii edasi, et tuleb välja uurida, mis mõjub ja siis teha nii, et mõjuks. Aga kes oleks siis kompetentne tegema mõistlikke uuringuid või kes oleks see, kes suudaks hinnata, et kas sellest uuringust tegelikult oli kasu või siis kas see uuring tegelikult näitaski selle ennetusprogrammi tõhusust või see oli lihtsalt moe pärast tehtud mingisugused numbrid, et jah,
95% olid rahul, ülejäänud 5% ei osanud midagi öelda. Ja me andsime neile pärast kohvi ja küpsist. Et tegelikult selliseid uuringuid nõutakse küll ja see võib olla nii-öelda finantseerija poolt ette kirjutatud, et uurige seda tõhusust, aga kui me tahaks, et asjad läheks paremaks, siis me peaks uurima nii, et see tegelikult näitaks ka, kas mõjus või mitte. Jällegi ühest vastust ei ole, aga tegelikult Eestis on inimesi, kes oskaks selliseid asju plaanida. Jah. Ma tulengi ära. Mul on kokkuvõte siin, aga kõigest sellest ma juba rääkisin ja siis aitäh kuulamast. On paraku kõikides töödes, nii on meeldivamad kui teised, aga ma pean võtma selle rolli ja lihtsalt ühel hetkel ka katkestama selleks, et oleks mahti ka küsida paar küsimust. Kellel on küsimus või kommentaar, annab kohe käega märku. Väga hea. Anna-Kaisa oli siit poolt ja siis ma lähen kohe kaugemale. Ma ei tea, kas ma arvutasin õigesti, aga kuidagi lõin kokku või jagasin 610 miljonit 1,3 miljoniga ja sain, et 2009 aastal oleks siis, või kulus minul siis 470 eurot vaimse tervise kulude peale. Või igal ühel meist siis, on see õige matemaatika. Peaks oma maksukoormust ka arvestama, et kui palju kui sa tahaks täpset numbrit teada. Ja igal juhul täiesti arvestatav summa, kas pole? Järgmine küsimus. Urve Uusberg, et mina arvan ka, et 6-8 seanssi on otstarbekas ravi eesmärgil, aga et kui kaugel on teie positsioonilt see, et mis neist edasi saab, et kuidas oleks see tugisüsteem või mingi asi, mis aitaks neid edasi, et see kord 3 aastat või 6 aastat on neil vajalik, aga see ei pea olema psühhiaatri või terapeudid, et mingi selline väga segane küsimus, aga et vähemalt küsimus. Aga aitäh. Natuke kumises, aga mul tundub, et ma äkki mõttest sain aru, et tegelikult siin on küll küsimus, millele saavad ka erinevad MTÜ-d päris palju mõelda, aga kus võib-olla on vaja ka mingit sellist poliitilist otsust on siis see, et tegelikult praegu, nagu ma olen aru saanud, ega psühholoog ei saa patsienti suunata näiteks mingisugusesse sotsiaalsete oskuste omandamise gruppi. Et see on asi, mida keegi lihtsalt kinni ei maksa. Aga mõnel juhul see oleks efektiivsem, kui siis näiteks oodata, kui see patsient kord kuus käib, et suunatada kuhugi, kus tegeldakse intensiivselt mingi asjaga, mida tal oleks vaja, mis ei ole otseselt nii-öelda psüühikahäire, vaid lihtsalt mingite oskuste puudus. Ja sellest oleks võib-olla rohkem kasu ja see oleks kulutõhusam kui see, et ta käib siis kord kuus psühholoogi juures ja räägib midagi. Aitäh. Veel üks küsimus, võtame selle ka ja siis liigume edasi. Aitäh. Aitäh. Minul on küsimus selline, et kas on üldlevinud otsus, et vaimupuudega autisti psühholoogi juurde ei lasta? Mul on endal kogemus ja ma olen ka teistelt lastevanematelt seda kuulnud, sellist suhtumist. Aitäh. Psühholoogia on ikka mitut sorti ja mul tundub, et need praktikad võivad ka olla erinevad, et mida psühholoog saab vaimupuude puhul teha, on ikkagi aidata kaasa kõigi muu nii-öelda üldisele kohanemisele, et ega ta seda vaimupuuet ära võtta ei saa. Selles mõttes, jah. See võib olla mingis osas see, et kuna aega on kõigil vähe, et siis lihtsalt tuleb kuskilt otsast seda kokku hoida. Aga ma arvan, et ise, ja ma nagu ei oska ka tegelikult seisukohta võtta, et kas alati ongi mõtet minna psühholoogi juurde või siis on näiteks mingisugune muu selline programm, mis ka aitab paremini kohaneda.
kuidas ideaalses maailmas see olla võiks ja kuidas meil on, need on vist natukene erinevad asjad, jah. Mis võiks kõige tõhusam lähenemine olla. Siinkohal me peame ütlema aitäh Kennile ja me tahame seda teha ka. Aitäh! Peaasi.ee